täpselt selle sama koha peal, kus me oleme praegu. Et see Vanemuise tänav oli siis tolle Laia tänav, Mägi oli Tüünimägi. Et siin ei olnud seda kallakut ka nii suur, see ongi tulnud tegelikult siis seoses selle maja paremetega, uute peale ehitamistega. Aga pea sissekäik selle teatrimaal oli siin otsas. Ehk siis täna te tulite siit sisse, vanasti oleksite te sealt tulnud. Aga tegelikult, kuna see on black box stiilis teater, ehk siis lavastaja ise vaatab, kuidas ta kujundab selle lavaruumi, kuhu ta paneb toolid, kuhu ta paneb lava, et siis tegelikult see ei ole üldse selline kindel number. Ja siis kõige väiksematele tehakse meil lavastusi ka teatrikodus, seal on umbes 90 kohta, see on selline hästi pisikene teatrisaal. Nüüd, kui näiteks tulla natukene selle lava juurde, praegu küll selle põrandakatte tõttu seda lavapinda otseselt ei näe, aga tegelikult siis siit, kust see lavaportaal läheb, lavaportaal on siis see lava avaus, kõik, mis jääb sellest ettepoole, on eeslava, seal on kesklava, taga on tagalava, külgedel on külglavad. Tegemist on siin käinud mõnel muusikaetendusel, sest te teate, et siia tekib orkestriauk, et mitte seda põrandat ei tõsteta siit kuskil ära, vaid tegelikult see põrand lastakse siia alla, keldrikorrusele nii-öelda, ja siis tulevad pillimehed sinna peale. Ülejäänud lava siis koosneb ka erinevatest tõstukitest ja vajukitest. Ja keskel on meil siis veel lisaks ka pöördlava. Kõik see lava, konstruktsioon, lavapõrand on pärit siis meil täitsa selle maja alguse. Ülejäänud töötajatest, kes siis ei ole artistid ja töötavad lava taga, siis nemad laias laastus jagunevad kaheks, ehk siis etendust teenindav personal ja etendust ettevalmistav personal. Etendust teenindav on siis see, kes on näiteks täna õhtul on siin koha peal majas olemas, nemad iga etenduse ajal siis, nende abi on vaja. Näiteks alustame võib-olla kõige tähtsamast inimesest lavastaja kõrval, tema on insfitsient, tema on pult ja nüüd siia külglavale, seda me dekoratsiooni tõdud. Me oleme külglaval. Et kui te nüüd siit piilute, siis siin näevadki need dekoratsioonid, vaadake ülesse, saate ainult kõrge, on lavatorn. See on umbes 25 meetrit kõrge. See tähendab, et ta on siis 6-7 korrus sellise maja kõrgune. Kui te lähete pärast välja, siis te näete ka, et üks maja osa on kõrgem. See lava on päris keskele, hetkel minna ei tasu. Konstruktsioonid, töörõdud, stanged, need on siis nüüd lähetatud eelmisel tööl välja. Märkimata selline inimene nagu rekvisiitor. Tema ilmselt meeldib, te teate, mis on rekvisiidid. Kõik need väikmed asjad, mis kõigil see hiile dekoratsiooni ja rekvisiid tuleb rääkima. Keegi paigustatud, see tähendab, et iga kord on need asjad täpselt samamoodi paigutatud. Artistid, kui siin on pime, siis nad juba teavad harjumusest, kus on see asi, mida nad peavad järgmisest sinnes kasutama. Ja tema siis töö on panna valmiselt rekvisiidid ja näiteks kui lava peal harvadel juhtudel küllap mõnikord siiski näiteks kasutatakse päris vedelikke või jooke, sööke, siis tema paneb ka need siia valmis. Nüüd näiteks seoses sellega, et meil on kõik siin nüüd hästi modernne ja töötab puldi pealt, kõik need tõstukid näiteks, millega saab dekoratsiooni võtta, siis täiesti vabalt võib olla niiviisi, et läheb elekter ära ja mis siis saab, sest et varem olid ju kõik asjad käsitsi tehtavad, et kui oli vaja mingit dekoratsiooni lava pealt üles tõsta, siis mehed seal teisel pool niimoodi tõmbavad. Tünni on siis värvide keetmiseks ja see siin keskel on siis tsentrifuug. Miks üldse see ruum siin on? Lihtsalt seetõttu, et lavastajal võib olla mingi hästi konkreetne idee, milline mingi kangas peab välja nägema ja poest võib-olla lihtsalt ei leita seda tooni ja siis seda saab siin värvida. Kuigi tegelikult on meil ka näiteks olnud siin selline olukord, kui keegi lavastaja tahtis, et lava peal oleks roosat värvi hein. Ettevaatust, siin on auto. Jaa, nägin. Et siis värviti siin värvikojas ka heina. Siin on siis pesuköök, me läheme sealt ka tegelikult läbi. Seetõttu siis, et artistid loomulikult ise enda kostüüme koju ei vii, kõik puhastatakse, pestakse siin koha peal ära.
meil on selline kuivatud, et kui mõnda etendust on päevas mitu korda, siis on iga etenduse järel jälle pestakse kiiresti ära, kuivatatakse kiiresti ära ja toimetatakse siis artistide ruumideni. Ja nüüd lähemegi siia. Ma tegelikult teen täpsustuse, et kas on ikka ladu või midagi muud. Mitte sinnapoole julgete jälle edasi astuda, sest teised, meid on päris palju siin täna, muidu ei mahu jällegi ära. No see on kahveroog. Ei saa otsa. Nii, igal juhul ma alustan, et tegelikult teie vastus juba tuli, aga näiteks viimast ei ole tegelikult vastutus see kostüümi laenutus. Et siia saate te ise tulla, oleksite vabalt võinud täna enne etendust tulla endale siit kostüümid välja valida ja siis nendega teatrisse minna. Tegelikult siis tänava pealt inimesed täitsa saavad siia tulla ja laenutada. Hinnad ei ole ka üldsegi kallid, siin 1-2 euroga olen mina laenutanud näiteks muu kostüümi. Siis koha peal valmistatud näputöö, ühesõnaga kübarsepad teevad meil kõike sellist pisikesi detaile, pisikesi kaunistusi. Vajadusel nad nii-öelda teevad ka kanga manipulatsiooni, ehk siis kui on vaja mingit mustrit või tekstuuri sinna peale saada ja kõik need siis on siin koha peal tehtud, võite ka proovida minu poolest. Kui nüüd praegu käesolevale, siis on võimalus igasugused erinevaid vahendeid kasutada, siis siin on üks selline teatri selle maja algusaastatest pärinev kaumärk. Võiks ju teha ette enne. Küllaltki raske oleks. Tegelikult on see mõeldud ühe väikesele tüdrukule, kes pidi sellega tantsima. Siin all on käeavad, et järelikult see pidi olema kerge. Teatris kasutatakse küllaltki palju selliseid erinevaid ehitusmaterjale, penoplasti ja kõike, mida saab põhimõtteliselt ehituspoest. Kui te soovite, siis ma võin teile ringi kaalas muidugi käia, kui keegi tahab vaadata. Aga on olemas ka tegelikult üks täiesti teatrimaterjal, mida saab ainult tellimustega endale muretseda. Selle nimi on varaform, ta tuleb sellisel lehe kujul või rulli keeratud kujul. Siis kõigepealt on tarvis teha selline vorm, see on samamoodi penoplastist tehtud. Siis kaetakse see varaform kuuma vette, siis asetatakse ta selle vormi peale, surutakse. Teda kasutatakse hästi palju erinevate maskide tegemisel, just sellised näiteks lasteetenduses, lotteetenduses need igasugused putukad. Kuna ma siin juba toitu riigile saatsin, siis meil on teatritoit nüüd laias laastus jagunebki selliseks hästi realistlikuks ja selliseks hästi tiiglikuks, nagu ka näiteks seapraad siin on. Siin on jälle üks hamburger, et päris elust ilmselt niisugust hamburgerit tegelikult ei näe. See on mõnest laste lavastusest. Siin on Kriisi etendusest pärit koolisöök, ehk siis korvendi kapsa salat. Tegelikult on see kanga ribadest tehtud, siis PV-liimiga taldriku külge niivist pandud. Nii, te vaadate jällegi. Siin on sellised saiad, nagu krõmpsuvad isegi natukene. Siis näiteks siin on selline pannkook. Nüüd selle pannkoogiga oli selline lugu, et see oli vist esimene variant, mis ühest pannkookist tehti. Keegi lavastaja soovis siis pannkooki. Hiljem selgus, et ta tahtis, et see pannkook oleks seal taldrikul serveeritud viivisi. Aga see sai liiga paks, püsid selles vormis. Tehti oluliselt õhem variant, mis seisis niiviisi. Aga siis otsustas lavastaja, et tegelikult tema tahaks, et päris pannkooki üldsegi lava peal kasutatakse. Tihtipeale see jälle kunstniku töö on ka selline, et ta ei tea kunagi, kas päriselt läheb see juhuslik. Ta on ka üsna raske, ta on valmistatud silikoonist ja sellega oli selline lugu, et jällegi keegi lavastaja siis tahtis, et artist tegelikult kasutaks lava peal päris surnud kala. Näitlejale arusaadavatel põhjustel oli see natuke ebameeldiv ja pealegi kujutage ette, kui
noh, näiteks kui me nüüd seda ühte kala kogu aeg siis külmutaksime ja jälle üles sulataksime ja külmutaksime ja üles sulataksime või ostaksime iga kord uue, siis noh, see oleks juba kulukas, eks. Siis tehti siin selle kala. Aga lõppkokkuvõttes, kuna lavastaja on kuningas, siis see näitaja pidi, ta oli vist krimmiuksid on veel praegu kinni, aga üldiselt siin on üks krimmiruum, siin on väikselt tiste ja kostüüme, siis lihtsalt ei mahu läbi käima. Aga praegu, nagu te nägite, kostüümid lippusid üleval nende näitajate garderoobide juures, siis koridoride pealt ilusti võib-olla. Igal näitleja on oma ruum. Nad üldiselt jagavad jah, 2-3-kesi. Tantsijatel on ilmselt rohkem inimesi ühes ruumis, aga tegelikult jah, nendes ruumides on isegi voodid, et vahepeal saab niimoodi silmaloojalast, mõnes ruumis siis on etenduse ajal siis see televiisor siin töötab, et artistid näevad, mis hetkel siis etendus parasjagu on, jah. Ja vajadusel siin vahetatakse kiiresti kostüüme, saab teha grimmi. Nii-öelda lava tagumises osas oleme kõik tähtsamad kaalid läbi käinud. Nüüd me läheme siis siit koridori mööda veel, siis oleme juba tegelikult fajees. Ja siis ütleme lõpus venad. Aga nüüd me võime siis praegu, me läheme siia. Nii, siin on nüüd kiibiga. Siin on kiibiga, et ütelge tagumistel, et nad ei jääks maha. Ei midagi edasi väga maha ei jää, sest siin midagi kiibiga välja.